tere, armsad inimesed. Tere tulemast tagasi Plaastrid peale kanalile ja täna mina olen Karita ja minuga koos on Kairit, endiselt, jätkuvalt. ja Tere tulemast kõigile. Tere tulemast meie vanadele vaatajatele. Tere tulemast uutele vaatajatele. Need, kes on leidnud meie kanali YouTube'ist ja vaatavad esimest korda. Tere tulemast. Vaadake ära ka meie eelmised videod. Kui meeldib, pange like. Kui tundub huvitav ja kasulik, siis jagage oma sõprade ja tuttavatega. Ja vaadake ja pange kanal endale tellimisse, sest siis te näete, kui me postitame uue video. Just. Asjadega kursis. Ja täna siis jätkame LifeWave plaastrite tutvustamist. Mis plaastrid need täpselt on? Plaastrite tehnoloogiast. Sellest me oleme juba video teinud. Saate vaadata meie kanalilt. Karita, oskad sa ka öelda, mis selle video nimi oli? Ei mäleta. Ei mäleta. Aga see polnud pealkiri. Kindlasti videosid ei ole sadu ja tuhandeid, nii et küll te leiate. Kes otsib, see leiab. Kes otsib, see leiab just. Ja, aga tänase video kangelane on siis selline plaaster nimega. See nimi on nüüd sükene nimi, et mina hääldan teda siis inglisepäraselt. Ütlen tema kohta Eian. Kui te kuulate David Schmidti, kes on siis LifeWave'i asutaja, tegevjuht, nende plaastrite leiutaja, teadlane, siis tema ütleb selle plaastri kohta Ian ja mõni eestlane tahab öelda Aeon. Öelge, mis tahate, nimi plaastrit ei riku ja tegemist on endiselt äärmiselt suurepärase plaastriga. Näeb ta siis välja selline, ma ei tea, valgel taustal ei ole näha, siin pluusi taustal on vist paremini näha, selline pisikene ümar plaaster, millel on siis taga paber. Paberi peal on plaastri nimi, selleks, et muidu ei tee nendel plaastritel vahet, nad näevad kõik ühesugused välja. Ja plaastri kasutamine on lihtne. Võtate ära siit selle paberi. Paber on sellises kahes osas. Võtate ära ja kleebite plaastri peale. Karita saab näidata, milline see plaaster välja näeb, kui ta on peale kleebitud. Ta näeb välja selline. Just. Minul on ka plaastrid peal, aga nad on sellises kohas, kus natuke paha on näidata. Nii, läheme siis Eiani juurde tagasi ja räägime, mis plaaster see siis selline on. Et nagu te näete, siin paki peal on tal ka üks teine nimi. See on tema perekonnanimi. Tema kuulub perekonda YH, ehk siis tema kuulub vananemisvastaste plaastrite perekonda. Selles perekonnas on 3 liiget. Ütleme siis isa, ema ja tütar näiteks. Kuldne kolmik. Ja Eian on siis, ma arvan, et tema võiks olla ema. Tema on siis selle perekonna ema. Nii, Karita näitab ühte pilti ja pilt on pärit siis LifeWave'i kodulehelt Start X39 Now. Sealt saate siis lugeda ja vaadata ka videot selle plaastri tutvustamise kohta. Ja tegelikult on kõik väga lihtne. Eian plaaster on siis eelkõige laia spektri põletiku vastase toimega. Lisaks sellele vähendab ta siis oksudatiivset stressi teie kehas, vähendab ka vaimset stressi ja ülepinget. Ja ta on ideaalne kaaslane tüvirakke aktiveerivale plaastrile X39 näiteks. Ja miks nad kahekesi hästi kokku sobivad, on siis see, et kui me räägime teie keha tüvirakkude aktiveerimisest, siis tüvirakud liiguvad kehas sinna, kus on kehas põletik.
erinevad põletikukolded teie kehas ja paraku selle põletiku likvideerimise käigus teie tüvirakud hukkuvad. Nii et selleks, et X39 saaks oma tööd teha võimalikult efektiivselt, aktiveerides siis vaskpeptiidi, mis siis omakorda aktiveerib tüvirakke, on heaks abimeheks Aeon Blaster, mis siis hoiab põletiku taset teie kehas madalana ja X39 saab paremini töötada. Ja nagu rääkisime tüvirakke aktiveerivate plaastrite videos, siis tegelikult need plaastrid ei tee mitte midagi. Just täpselt. Kuulsite täitsa õigesti. Mitte midagi ei tee. Peale selle, et nad aktiveerivad ja panevad, stimuleerivad ja tuletavad teie kehale meelde seda, mida teie keha peab tegema. Nii et plaastrid on mitteinvasiivsed, mis siis inimkeeli seletatuna tähendab seda, et plaastrist ei tule teie kehasse mitte midagi. Ei tüvirakke, ei põletikuvastast ainet ega üldse mitte midagi muud. Plaaster on justkui käivitaja lüliti, mis lülitab sisse teie keha, mis siis hakkab tootma erinevaid antioksüdante ja selle tulemusena siis vähenebki põletik, väheneb ka stress, kellel tänapäeval ei ole stressi. Peaaegu kõigil on ja paljudel rohkem kui vaja. Ja põletikud on ka põhjuseks, mis on siis alus mitmete erinevate terviseprobleemide tekkeks. Samamoodi vähendab siis YH Aeon plaaster kortisooli taset ja kortisool on siis meie neerupealsetes toodetav stressihormoon. Ja tänu sellele on siis Aeon plaaster väga sobilik kasutamiseks ka öösel. Võib ka päeval, aga võib ka öösel. Nii et kui stressitase on madal, kui keha on rahulik ja lõõgastunud, siis loomulikult tuleb suurepärane uni. Lisaks toetab siis Aeon plaaster autonoomset ehk vegetatiivset närvisüsteemi ja toimib väga hästi ka paistetuse alandajana. Ja lisaks sellele on tal siis veel üks selline toime, mis siis on teie vasaku ja parema ajupoolkera tasakaalustamine, mis on samuti oluline selleks, et tunda ennast hästi ja tervena. Samamoodi toetab ta neerude tervist. Nii et suurepärane plaaster, mitmeid erinevaid toimeid ja nüüd äkki, Karita, räägid sa sellest, mis pildid seal rõngastes on, mis need pildid tähendavad ja miks nad siin on? Nagu kõigi Lifeweave'i plaastritega on neil kõigil, need on nüüd akupunktuurpunktid, mis on tehtud siis ideaalselt töötavaks läbi suurte uuringute ja siin all rõngasteses olevad pildid näitavadki selliseid soovituslikke kohti, kuhu panna Aeon plaastrit, kui teil on mõni probleem või valu. Aga Aeon plaastriga on veel see tore eelis, et teda võib panna ka otse valupunktile. Kui on mingi valupunkt, siis te võite panna temaga sinna. Ma toon lihtsalt oma näite, et mul hiljuti oli natukene hammastu ikkas ja panin ta siia hamba peale ja oligi väga hästi. Magasin ilusasti, hommikuks oli valu läinud. Et lihtsalt niisugune näide omast käest. Nii, ja mina räägin ka ühe näite lõpetuseks. Karita saab nii kaua selle ekraani kinni panna. Ja minu näide on siis selline, et mul just väga tihti pea ei valuta, aga vahest, kui seda juhtub, siis võtan selle sama
ei olnud plaastri. Võtan ära siit tagant selle kile, praegu ma seda endale pähe ei kleebi, aga panen ta siis siia paremale meelekohale. Lähen magama, jätan siis peale 12 tunniks. Kui 12 tundi on täis või natukene vähem, võtan ära ja kõik on hästi. Pole valu. Nii et selline oli siis meie tutvustus järjekordse LifeWave plaastri kohta. Püsige kanalil, jälgige, millest me veel räägime, sest plaastrid on veel ja läheb aina põnevamaks. Aitäh teile! Ja aitäh teile!